Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 3. osa. Mina ja mina. Viimased 2 nädalat olid minu jaoks olnud meditsiinilises mõttes väga kiired ja täis mitmesuguseid erinevaid käimisi ja kohtumisi ja vastuvõttusid. Hea, et olin ise selles ajakava ja logistika keerises orienteerunud, kuhu ja millal järgmiseks kohale pidin ilmuma. Lisaks kohale minemisele pidin ka järgima teatud juhiseid, millise ettevalmistuse konkreetseks uuringuks omalt poolt tegema pidin. Kõik toimus suurepäraselt koordineeritult ja uskumatult kiiresti. 13. juunil sain vähidiagnoosi ning 21. juuniks olid kõikvõimalikud uuringud tehtud. Esimeste uuringute ja tulemuste järel saabus ühtäkki hetkeks täielik vaikus. Ees ootas jaanipäev ja suve suurimat püha läksin veetma imelises paigas asuvasse suvilasse järve kaldal. See andis mulle võimaluse veeta aega osaga oma suurest perest ning samas olla natuke aega ka iseendaga kahekesi, et vaadata kogu tekkinud olukorda veidi kõrvalt. Seda ma ei tea, kas minu puhul see sellel hetkel väga üllatav oligi, kuid avastasin, et mu mõtted ei keerelnud sugugi pidevalt diagnoosi ümber. Kogu suvilasse minek oli juba ette tore idee ning ootasin väga, millal pääsen lõpuks ometi maale. Mul oli tunne, et puhkus algas juba sellest hetkest, kui autosse istusime ja sõitma hakkasime. Mäletan, kuidas lapsena armastasin Tallinna lähedal suvilas veedetud koolivaheaegasid ning koos vanemate ja minust peaaegu 3 aastat vanema vennaga väljasõite kuhugi loodusesse. Minus elab ilmselt siiamaani selgesti looduslaps, kes armastab avarust ja põldusid, päikest ja veekogusid ja muidugi kõige rohkem merd. Nüüd olin lõpuks jälle teel maale ja vaatasin huviga akna taga muutuvat maastikku, ehk siis seda, kuidas linnapildist sai rahulik metsade ja põldude vahelduv harmoonia. Suvila ise oli suurte puude vahel ja imeilusa järve rannal. Hingasin kopsud õhku täis ja olin lihtsalt õnnelik. Jalutasin paadisillale ning lasin sellel rahul endast aeglaselt läbi voolata. Kuna mul ei olnud hetkel mingit keeldu teha tavalisi asju, siis läksin kohe ujuma. Seda võimalust ei jätaks ma iialgi kasutamata. Võin lugematuid kordi päevas nautida järves ujumisest, vaadata siledat veepinda, lamada silmad kinni vees nägu päikese poole ja lihtsalt unustada selle kõik, mis argipäeva maha jäi. Teadsin, et peale jaanipäeva 28. juunil saan arstilt kõne ja siis selgub, kuidas ja mismoodi minu puhul edasi toimitakse. Kogu maal veedetud puhkuse ajaks jätsin need mõtted ootama oma aega. Oleks olnud mõttetu kasutada imelist järve rannal veedetud aega muretsemisele selle pärast, mis oli nagunii juba juhtunud. Isegi kui oleks võimalik ajas tagasi minna, ilmselgelt ma ei saaks ega oskaks
mitte midagi nii palju teistmoodi teha, et sellist üllatust poleks tulnud. Hästi järele mõeldes vast ainult seda, kui palju rahulikumalt võiks suhtuda ette tulevatesse väljakutsetesse. Olen üha rohkem hakanud mõistma, et pidev kiirustamine ja liialt sage muretsemine kulutab nii ennast kui meie ümber olevaid inimesi palju rohkem, kui välja paistab. Kokkuvõttes neid asju, mis otseselt ja koheselt meie elu kardinaalselt muudavad, on suhteliselt vähe. Kui jaanipäev oli veedetud ning saabus aeg minna tagasi igapäevaste argiste tegevuste juurde, olin puhanud nii füüsiliselt kui vaimselt. Mu meel oli rahulik ja olin täiesti valmis jätkama sealt, kuhu nädal tagasi jäin. Siis ma muidugi ei teadnud, kui pikaks see teekond kujuneb, kuid seda me ei tea enamasti ka niisama. Teeme plaane ja töötame eesmärgi nimel, kuid alati võib tulla ja tavaliselt tulebki ette mitmeid muutusi. Mida rahulikumalt suudame nendesse ootamatutesse muutustesse suhtuda, seda kergem on jätkata edasiminemist oma eesmärkide saavutamiseks. Elu on üks suur ootus täis üllatusi. Aeg kulges tasapisi ja mina koos ajaga. Mul ei olnud kuhugi kiiret ja polnud plaaniski ajast ette rutata. Iga asi tuli omal ajal. Nii ongi, et kõik tuleb täpselt omal ajal, kuigi enamasti me ei saa sellest õigest ajahetkest aru. Sageli tuleb arusaamine hiljem või siis ei tulegi. Kuid ma olen kindel, et absoluutselt kõik juhtub mingil hetkel kindla põhjusega. Ma arvan, et haigused on märk millestki, mida keha proovib meile järjekindlalt öelda. Juhul, kui jätta need märguanded tähele panemata, siis lihtsalt mingil hetkel tuleb hiigelsuur stopp-märk teele ja sunnib peatuma. Minule oli nüüd tulnud selge märguanne, et natuke aega mul polnud nii-öelda kiirteele asja. See ei tähendanud loomulikult, et ma ei võinud jätkuvalt edasi liikuda, kuid pidin liikuma mingi aja rahulikumas tempos ja etteantud trajektoori mööda. 28. juunil sain oodatud kõne arstilt ja paarinädalane spurt ning lühike ootamine said väga selged piirjooned. Operatsioon oli planeeritud 7. augustil Helsingis Meilahti haiglas. Hea uudisena lisandus see, et enne lõikust polnud vaja teha keemia- ega kiiritusravi, kuna kasvaja oli kinnitunud nii, et selle sai eemaldada ja metastaase ei olnud kusagil näha. Need olid minu jaoks tegelikult väga head uudised. Suvi oli erakordselt kaunis ja selle opieelse aja ma sain veeta oma laste ja lastelastega. Tegime lastega kokkuleppe, et sellest hetkest alates kõiki muutusi, mis tulevad kaasa minu vähidiagnoosiga, me räägime ja jagame täpselt sellisena, nagu nad mingis ajahetkes tulevad olema. Tänan, et kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa. Aitäh!